Kunagi pole liiga hilja tarkust juurde nõuda. Tulin mina Palamusele, Oskar Lutsu ja Kevade Pärusmaale, et saada natukene targemaks. Gloobus on mul olemas, no kui keeruline see ikka nüüd olla saab. Tervitus! Õpilane mitte Toots, õpilane Koort kohal. Oi, tervist! Õpetaja Laur. Ja, täielikult, aga meil üldiselt siin suvel õppetööd ei toimu. Aga ma ei olnud talvekuudel kõige nutikam. Ma jäin suve tööle. No selge, ega siis midagi. Kuhu võin istuda? Siia? Istu siis siia ja nagu sa näed, siin on meil praegu niisugune kaasaegne tehnika ka siin, aga meil õpetame ka siin nii, et 21. sajandil. Aga tõepoolest, sellises ruumis umbes õppis siis Oskar Luts isiklikult ja ka siis Kevade on sellel ajal toimunud. Täpselt sellel samal ajal ja täpselt samamoodi õppis nii Oskar Luts kui ka need ju tegelased, keda sa väga hästi Keda me kõik teame. Keda me kõik väga hästi teame. Ja tõepoolest siin Oskar Lutsu Palamusel siin muuseumis on siis tegelikult ka tänapäeva 21. sajand seotud siis selle aastaga 1895, ehk siis meil on siin olemas kõik nuti-pluti, kõik asjad. Ja tegelikult üleval korrusel me või kõva häälega võib tohigi rääkida, üleval korrusel meil Tartu Ülikooli tudengid. Ja Tartu Ülikooli geograafia osakonna tudengid ja õppejõud teevad väikest koolitust siin, nii et ühesõnaga enese harimine pole kunagi liiast, õpilane Koort. Täpselt, sellepärast ma siia tulingi. Aga räägi sellest ajastust natukene veel, et lauad, jah, ma saan käega katsuda olla, aga milline oli siis koolielu, milline oli elu tol ajal, kuidas elati? Me räägime siis 1895, ütleme suke 1900 algus. Jah, kõigepealt, kui õpilane sisenes, võttis mütsi peast ära. Aha, okei. Ütles, juba eksisin. Ja ütles tere ja loomulikult need, kes siis nagu pidid kaugemalt käima, elasid selles magamistoas, kuhu panid nad oma asjad ette esikus sahvrisse siis oma toiduained ja nemad siis said alles laupäeval koju, sellepärast et laupäev olid ka koolitunnid. Tõsi, aga samas käidi ju vähem aastaid koolis. Vähem aastaid, jah, ja vähem ka päevi. Kui tänapäeval käivad 175 päeva, kui ma seda lastele ütlen, et tol ajal käidi ainult 110 kuni 115 koolipäeva, siis neil on muidugi väga kahju, et nad vanal ajal ei elanud. Aga mis oli põhiaine, mida siis tol ajal koolis ka õpetati ja õpiti? No ikka nagu tänapäevalgi. Geograafia, aritmeetika, siis keelele väga suurt rõhku pandi. Ilukirjale, usuõpetus muidugi ja turnimine. Mis see võiks olla? Kehaline kasvatus. Absoluutselt. Ja samuti ka näputöö, mida tegid siis tüdrukud ja poisid muidugi eraldi. Aga seda sama juttu tegelikult räägite ka kõikidele toredatele inimestele, poistele, tüdrukutele, suurtele, vanadele, noortele, kes siis tulevad teid külastama siia. Täiesti niimoodi ja kuna me teeme ka ikkagi suvel neid täiendkoolitusi siin, siis võivad alati suvel inimesed siia tulla ja küsida, et kas õpetaja Lauri ka saaks? Saab ikka. Saab ikka, jah. Nii, ja nüüd me oleme jõudnud kuhu siis teie tuppa õpetaja Laur? No täiesti, see ongi nüüd jah, koolmeistri tuba. Algul oli see siis Ludvig Roose oma, kes oli siin siis koolmeister, ehk siis mina. Aga pärast ööbisid siin muidugi siis teised koolmeistrid, kes olid kaugemalt ja kes siis pidid siin ju ka ööbima samamoodi. Ja nagu näete siis... Ega palju polnudki. Voodi, kapp, laud, mille taga siis sai koolitükke parandatud ja siis 3 sammu ja oledki juba klassiruumis. Juba klassiruumis, jah, nii et õpetajal pidid olema head närvid ikka. Ja aastaringselt. Aastaringselt, jah. No kuni siis aprillini, millal siis kool lõppes, jah. Sa juudas, köstril on ikkagi palju rohkem ruumi ju. Köök, söögituba, magamistuba ja siit läheb veel edasi rohkem külend koolimaja ju. No ongi nii, enam-vähem pooleks ruumide jaotus oligi. Muidugi seda kõige suuremat ruumi, seda saali, seda ta igapäevaselt kasutanud, aga siin magamistoas siis pidi tema pere ära mahtuma. Tema ja 3 last ja naine ka. Ja tegelikult kõik need asjad siin ikkagi nagu päris autentsed. Kõik. Ja siin saavad nüüd inimesed, kes külastavad, saavad siin samamoodi jalutada nagu samamoodi saavad siit läbi tulla, kuna varasematel aegadel jah, kuna see võimalus puudus, aga siis nüüd 4 aastat oleme siis niiviisi renoveerinud, nagu ta võis siis tollel ajal olla. Ja siin üleval on siis koolikotid? Need on jah, niisugused kohvrid, kuhu sai panna ka kas või meikimisvahendeid või võileiva. Naised, vaadake nüüd, vaata.
puidust ridikul. Millele ma pööraks tähelepanu on nüüd see kübarakohver seal. Autentne ja muideks siis pappasjad ju teadupärast väga hästi ei säili, aga see on nüüd jah, kenasti alles ja õnnestus selline kübarakohver. Mis aastas see olla võib siis? Vaat aastaarvu seal peal ei ole, aga tõenäoliselt siis 20. sajandi algusest. Eks üle 100 aasta ole. Ma panen õrnalt tagasi. Tasa, jah. Koolimajal tiirpäev tehtud? Noh, väga tubli õpilane olid ausalt öeldes ja nüüd siit Köstri sissepääsust tulime nüüd välja. Sinna poole jääb siis nüüd see uus külastuskeskus, aga enne veel, kui sinna läheme vaatame üle sauna. Kas ikka jääb tagumik naks kinni? Ja kas sauna aken on ikka ära parandatud? Ja see ka, õigus. Vot, selline siis see saun siis kunagi võis olla, jah. Aga nüüd on siis sellest aastast meil uksed lahti, nii et külastajad saavad siia... Ka ettekujutuse, kuidas tollel ajal siis ennast küüriti ja pesti. Ja. Et tegelikult ega palju polegi vaja pesuruum, leiliruum. Ja ongi kõik ja pesunõu ja muidugi ahi, mis siis tuli kuumaks kütta, mitte nii nagu Toots tegi kiirele. Ja tegelikult suvisel ajal saab ka veel siia sisse sumtüpata. No üldiselt siin on jõgi nüüd madal, aga kes väga tahab, siis võib küll, jah. Nüüd oleme jõudnud siis muuseumi peamajja ehk siis külastuskeskusesse ja sellisest kompleksist vist Luts ei osanud ise unistada. Ei osanud ja sellepärast, et Lutsu ajal veel asus selle sama külastuskeskuse või siis peamaja koha peal vana leerimaja ja kool, mis muidugi enam töökorras ei olnud. Sellepärast, et tema käis juba selles uues kollases, toredas majas. Sealt, kus me tulime. Aga selle koha peal oli siis leerimaja. Aga praegu on nüüd siis aastal 2018 valmis saanud muuseumi peamaja, kus on igasuguseid põnevaid selliseid saale siin, sellepärast, et peale Palamuse Kihelkonna kooli ajaloo kogume ju ka veel teiste koolide kohta. Täpselt tead, et lihtsalt kuidas tol ajal üldse see elu oli ja kuidas koolielu oli, on ju. Jah, täpselt, jah. Ja minagi näiteks tagasi sain tegelikult targemaks, et tol ajal piisas, kui 3 klassi käisid, 3 aastat koolis. Ei ole vaja 12 aastat, pluss veel ülikoolid asjad, piisas 3. See on raiskamine puhas. Aga muidugi 2 aastat pidid sa vähemasti külakoolis ära käima, sest lugemise kirjutamisoskus pidi olema selge ja siis said siia Kihelkonna kooli tulla. Aga kuidas suvisel ajal teie juurde nüüd tulla praegu? Kuidas te lahti olete? Suvisel ajal oleme lahti esmaspäevast pühapäevani. Iga päev? Iga päev. Nii et isegi nii nagu vanasti oli laupäeviti koolipäev, on nüüd meil ka pühapäeviti koolipäev. Ja siis välja arvatud siis jõuluõhtul võiks siis inimesed kodus olla. Ehk siis Palamuse ootab teid, head inimesed, Oskar Lutsu radadel. Tulge vaadake seda vana, kuidas kunagi koolist käidi ja siis seda uut, kus siis saab ka käed külge panna. Ja igasuguseid erinevaid tegevusi on siin, nii et tere tulemast.